tervist! Paksi siin! Olen kindel, et igatsesid oma lemmik kosmoseavastajat. Kas pole nii? Täna soovin ma rääkida ühest väga olulisest teemast. Tule minuga! Kas näed seda õhukest kihti, mis maad ümbritseb? See on atmosfäär. Atmosfäär sisaldab õhku, mida hingame ja koosneb erinevatest gaasidest, nagu näiteks hapnik, kuid see õhukiht ka kaitseb meid, hoiab meid soojas külma kosmose eest ning muudab elu maal võimalikuks. Tegelikult on atmosfäär meie planeedi ümber nagu kasvuhoone, hoides selle temperatuuri just parajana. Mitte liiga kuuma ega külmana. Kuid mis on kasvuhoone? Kasvuhooned on need naljaka väljanägemisega majakesed, millel on klaasist seinad ja katused, mida näha aedades ja põldudel. Need on kasvuhooned, sest nendes kasvatatakse lilli ja köögivilju. Päikesevalgus paistab klaasile ja soojendab sees olevat õhku, nii et taimedel on hea kasvada. Klaas ei lase soojusel kaduda, hoides taimedele õiget temperatuuri. Mõned maa atmosfääris olevad gaasid ehk kasvuhoone gaasid töötavad planeedi jaoks täpselt samamoodi nagu klaasist katus kasvuhoonel. Need lasevad õige koguse päikesesoojust läbi ning püüavad selle lõksu, et kogu päikese tekitatud soojus ei saaks tagasi kosmosesse minna ja seda kutsume me kasvuhoone efektiks. Kuid teadlased üle maailma on mures, sest kasvuhoone efekt on liiga jõuline. Maa muutub soojemaks liiga kiiresti, kiiremini kui mis tahes teisel maa ajahetkel. Kuid miks? Tule minuga ja saad teada. Inimtegevus on suurendanud atmosfääris kasvuhoone gaaside kogust ohtlikule tasemele, eriti süsihappegaasi osas. Kuidas? Põletades naftat, sütt ja looduslikke gaase energia saamiseks, sõites massiliselt autodega, reostades keskkonda tööstusjäätmetega ning kasvatades suurel hulgal loomi toidutööstuse jaoks. Samuti raiuvad inimesed maha puid, et ehitada maju ja kasutada maad karja ja taimede kasvatamiseks. Selle tulemusel suureneb süsihappegaas, sest puud seovad süsihappegaasi hästi. Mida vähem meil puid on, seda vähem süsihappegaasi seotakse. Ning seda rohkem on meil seda atmosfääris. Kogu see süsihappegaas muudab kasvuhoone efekti liiga võimsaks ja tõstab temperatuuri maal. Kuidas me seda lahendada saame? Hea on see, et paljud riigid teevad koostööd, et olukorda muuta ja vähendada toodetavat süsihappegaasi. Teine hea asi on see, et kas sina saad aidata. Kõnni, jookse, kasutama ratast või rula, et liikuda ühest kohast teise ning võimalusel ära mine autoga. Ära raiska puhast vett, sest selle tootmine kulutab palju energiat. Lülitama tahvelarvuti, lauaarvuti, teler või muu selline seade välja, kui sa seda ei kasuta. Kustuta tuled, kui lahkud ruumist. Ja ära unusta taas kasutada kõike, mis võimalik. Sina suudad maailma muuta. Täna saime teada, et kasvuhoone efekt muudab elu maal võimalikuks. Inimtegevus on suurendanud kasvuhoone gaaside, eriti süsihappegaasi hulka. See on muutnud kasvuhoone efekti liiga võimsaks, tõstes maa temperatuuri. Inimestel tuleb vähendada toodetavat süsihappegaasi. Ja sina ise saad palju ära teha, et seda probleemi lahendada. Näeme oma järgmisel seiklusel!